On just selgeks saanud, et sõda Ukrainas on Moskva jaoks jõudnud keerulisse faasi. Ukraina edasitung lõunas, eriti Zaporižjas, on hoogustunud, paljastanud Vene juhtimisvead ja avaldanud otsest survet kevadpealetungile, mida Putin soovis muuta jõudemonstratsiooniks. Mis siis ikkagi juhtus? Alates jaanuari lõpust on Ukraina väed võtnud Zaporižja kaguosas tagasi 8 või 9 asulat. Kiievi võimude sõnul, kellega Reuters rääkis, on Ukraina taas kontrolli alla saanud rohkem territooriumi, kui Venemaa suutis vallutada. Midagi, mida pole juhtunud alates 2024. aasta keskpaigast. Märtsi keskpaigas ütles Zelenski, et Venemaa uue pealetungi plaan ei läinud oodatud ulatuses käiku. Moskva vastas omalt poolt öeldes, et on teistes rindelõikudes vallutanud 12 asulat. See näitab, et sõda jätkub endiselt, kuid samuti on selge, et Vene plaan sattus tõelise surve alla. Kes selle pöörde esile kutsus ja kuidas see juhtus? Üks enim mainitud tegureid viimastel nädalatel oli Starlinki terminalide blokeerimine, mida kasutasid Vene väed. 29. jaanuaril teatas Reuters, et Kiiev teeb koostööd SpaceX-iga, et takistada süsteemi kasutamist Vene droonides. 5. veebruaril teatas Ukraina valitsus, et Vene terminalid on juba lubamisloendi abil blokeeritud. 17. veebruaril tunnistas üks Vene ametnik, et terminalid olid juba 2 nädalat rivist väljas olnud. Tegelikult mõjutas see suhtlust, koordineerimist ja lahinguvälja olukorra hindamist, kus vastasseis muutus veelgi teravamaks. Lõunas, Zaporižjas, eriti Oleksandrivka ja Huliaipole lähedal idas. Venemaa keskendab survet niinimetatud kindlustuste vööndile Donetskis, rünnakutega Slovjanski, Pokrovski ja Kostjantõnivka lähedal. 25. märtsil teatas Reuters, et uus Vene pealetung oli juba käimas. Kuid analüütikud näevad endiselt vaid piiratud taktikalisi edusamme ilma otsustava läbimurreta. Associated Press registreeris peaaegu 400 Moskva poolt välja lastud drooni ja 619 rünnakut 4 päeva jooksul, mis on märk sellest, et Kreml on suurendanud tulemahtu, et püüda initsiatiivi tagasi saada. Isegi Venemaa poolel olevad hääled tunnistavad olukorra pingestumist. 25. märtsi hinnangus, mille võttis kokku Sõjauuringute Instituut, Vene sõjablogija väitis, et praeguse tempoga võtaks ülejäänud Ukraina vallutamine umbes 100 aastat. Instituut ise võrdles seda arvutust hinnanguga, mille kohaselt kuluks 83 aastat, kui veebruaris 2025 täheldatud edasiliikumise tempo säiliks. See on karm pilt sellest, kuidas infiltreerumise ja kurnamise taktika ei anna Moskva lubatud strateegilist tulemust. Miks see oluline on? Sest 2026 aasta algas Putini jaoks ebamugava pöördega. Selle asemel, et kevadeks tempot dikteerida, peab Moskva nüüd ründama, et tagasi vallutada kaotatud alasid, ohjama kurnamist lõunas ja samal ajal jätkama survet idas. Ukraina püüab kompenseerida jalaväe puudust droonide, keskmaa rünnakute ja kiirema reageerimisega maastikul. See mudel on juba väljaspool Euroopat tähelepanu äratanud. Associated Press ja Reuters märgivad, et Ukraina tehnoloogiast on saanud kaitse keskne osa ning see on hakanud huvi pakkuma ka Lähis-Ida riikidele seoses sõjaga Iraani vastu. On veel üks paljastav detail. 24. märtsil lasi Venemaa orbiidile 16 madala orbiidi satelliiti, et proovida ehitada Starlinkile konkurenti. Praegu paistab, et Venemaa on sunnitud korraldama rohkem rünnakuid, kulutama rohkem ressursse ja otsima hädaolukorra lahendusi. Samal ajal, kui Ukraina sai lõunas hoogu juurde ja näitas võimet segada Venemaa kevadplaane. Nagu igas sõjas, ei ole mõlema poole avaldatud arve kaotuste ja territooriumi kohta alati võimalik sõltumatut kontrollida. Sellegi poolest näitab viimane olukord selget pööret. Moskva on endiselt ohtlik, kuid ei näita enam seda kontrolli, mida ta soovis 2026. aasta alguses demonstreerida.